Tere tulemast podcasti Elulabor. Minu nimi on Jaanus Lekk. Olen videograaf, loodusfotograaf ja ettevõtja. Selles podcastis räägin ausalt ja rahulikus tempos elust, valikutest, muutustest ja väljakutsetest. Jagan oma teekonda fotograafia ja videomaailmas. Mõtisklen filminduse, taustanäitlemise, loovuse ja kultuuri üle laiemalt. Räägin inimestest, kes on mind mõjutanud, õpetanud ja julgustanud. Ning kogemustest, mis on mind kujundanud. See podcast on mõeldud mõtlevale kuulajale. Vanus pole sugugi oluline. Kui sind huvitab loovus, eneseareng, julgus teha muutusi oma elus ning nautida protsessi, siis oled sa küll õiges kohas. Miks just podcast? Sest heli jätab ruumi kujutlusvõimele. See on nagu audioraamat, mida saab kuulata igal ajal ja igas olukorras. Hääl tundub mulle alguses turvalisem viis lugusid jagada. Aga kes teab, võib-olla lisandub tulevikus ka pilt. Uued väljakutsed on ju teretulnud. Olen sageli mõelnud, miks asjad elus juhtuvad just nii, nagu juhtuvad. Miks kohtume kindlate inimestega? Miks avanevad uksed just siis, kui oleme selleks valmis? Paljud inimesed, kes mind nooruses mõjutasid ja julgustasid, ei ole enam meie kõrval. Kuid nende lood, mõtted elavad edasi. See podcast on üks viis neid kogemusi talletada ja jagada. Parem hilja, kui mitte kunagi. Juba järgmistes episoodides vestlen minu jaoks oluliste inimestega, erinevatelt elualadelt, nii harrastajate kui ka professionaalidega. Räägime sellest, kuidas üks asi viib teiseni, kuidas leida oma suund ja kuidas loomisest rõõmu tunda. Minu huvi filmide ja pildikeele vastu sai alguse lapsepõlves Kunda kinomajast. Seal töötas mu ema. Minu varajane lapsepõlv möödus seal filme ja multikaid vaadates, kolakambrite tagaruumide vahel uidates. Eriti paelus mind kinomaja Atelier, kus ema maalis käsitsi kinoafiše. Vaatasin siis pintsli liikumist valgel paberil ja tajusin, et selles on mingi müstika. Uhke tunne oli muidugi näha kinomaja stendil ema tehtud plakateid. Teisel korrusel asus kinomehaaniku ruum. See oli nagu kosmoselaeva kapteni sild. 2 projektorit töötasid kordamööda ja film projitseeriti ekraanile. Minu jaoks oli see privileeg. Sinna teisi naljat ei lubatud. Nii sain juba varakult aru, kuidas kino tegelikult töötab. Kunda kinomaja nimi oli Areng. See oli väga täpselt 10. nimi. Ma olin kuskil 12-aastane, kui vedasin vanaema ärgitusel ta sahvri üleliigsest taarast tühjaks. Ostin saadud 20 rubla eest oma esimese fotoaparaadi. Selle nimeks oli Smena 8. See hetk, kui hoidsin kaamerat käes, oli määrav. Fotograafia oli tol ajal kättesaadav paljudele ja väga populaarne ning kaamer hakkas mind saatma igal pool. Loomulikult tegin ka oma esimese suur apsaka. Pildistasin koolinoorte 5. tantsu laulupeol Tallinnas terve filmirulli ära ja avasin selle tagakaane uudishimust valguse käes. Tulemus oli loomulikult ühtlaselt hall filmilint. Aga nii need esimesed õppetunnid tulevadki. Keskkoolis olin juba aktiivne klassifotograaf. Tekkinud oli klassivendadega võistlusmoment, nad, kes saab fotod klassisündmusest kõige kiiremini valmis. Ühel korral pidin jagama fotopaberi 4, et kõigile pildid ära teha, sest mu paberivarud olid kesised. Sain aru, et kiirus ja leidlikkus loevad. See kogemus on mind saatnud tänaseni. Mulle meeldib materjaliga kohe tööle hakata. Loodusfotograafia tuli loomulikult. Metsas ja mere ääres kolamine oli koolias saati igapäevane tegevus. Kaamera oli mul alati kaasas ja mind huvitasid pigem loomad, linnud ja detailid looduses, mitte posöörid inimesed. Tol hetkel unistasin ma väga kaamerast, millega saaks päriselt zoomida, et lind ja liblikas ei paistaks fotol mingi kribu kärbse mustana. Pärast ajateenistust avanes uus uks, töö Lahemaa rahvuspargis. See sündis tänu julgustusele, mille süstis mulle tolleaegne keemiaõpetaja Maila Pulvas.
Läksin Viitnale teadmisega, et ilmselt saan eitava vastuse, aga tulin sealt vestluselt tagasi koju pakkumisega alustada uuest töönädalast looduskaitse inspektorina. No see samm muutis mu ikka eluga väga-väga palju. Lahemaal puutusin esimest korda kokku ka videokaameraga ja televisioonimaailmaga. Tutvusin Soome TV2 loodussaadete tegijatega ning see omakorda avardas silmaringi ja andis kinnitust, et liikuv pilt kõnetab mind sama tugevalt kui foto. Esimesed videod sündisid katsetades, ilma montaažita, puhtalt läbimõeldud pildireana. Kahjuks on need esimesed salvestused mul kaduma läinud. Elukoht ja töökoht muutus. Rakveres jõudsin professionaalse videoni, operaatoritöö ja teleprojektideni TV3-s. Samal ajal töötasin aastaid Rakvere Reaalgümnaasiumis IT-juhina ja filmiõpetajana, juhendades noori ning tehes koos nendega filme. Video ja foto mul alati käinud käsikäes, põhitöö kõrvalt, kire ja kutsumusena. See podcast ongi kokkuvõte sellest teekonnast, lugudest, inimestest, hetkedest, mis mind on siiani toonud. Aitäh, et kuulasid. Juba varsti on väljas ka mu esimene päris salvestus ja nagu öeldakse, kuula ja sa näed.